Minu vanaisa onupoeg elanud noormehepõlvest kiriku ligidal talus, mis talvel, kus tee külmetanud sood mööda käis, neilt täie 2 versta kaugusel ei olnud. Ühel jõululaupäeva õhtul heitnud pererahvas aegsasti puhkama, sest nad esimese püha hommikul vara tahtnud üles tõusta ja kirikku minna, kus sel päeval jumalateenistust tulevalgel peeti. Peremees ärganud kõige esiteks unest, läinud ukse ette ilma vaatama ja näinud kiriku aknad tulevalgest juba läikimas. Tuppa tagasi minnes kihutanud ta pererahva magamast. Tõuske üles, meie oleme kauaks viibinud, küünlad sütitatud kirikus juba põlema. Nüüd olnud pererahvalt tuline kiirus taga. Kõik karanud asemelt, pesnud silmi, ajanud riided selga ja nooremad läinud seda maidi jalgsi minema, seni kui teised hobuseid rakendanud ja neile kannule sõitnud. Küünlatulest valgustatud kirik seisnud kui ehitud neitsi neil teejuhiks eel, sest et udune ilm palju tähevalgust silmade ette ei andnud. Ligemale jõudes tunginud kirikuliste laulu hääl neile vastu, ehk küll laulu viis natuke võõras näidanud. Kiriku uksed seisnud laiali ja kirik nähtud tungil rahvas täis, aga mitte üht ainukest hobust polnud kiriku ligidal nähtaval. Mehed astunud eel, lootes tungimisel veel kuskilt paika leida, naisterahvad käinud nende järel. Kui mehed parajasti kiriku ukse ette jõudnud ja jalga üle läve tahtnud tõsta, vaikinud laulu hääl ja küünlad kustunud äkitselt ära, mis läbi kirik ühe korraga kott pimedaks läinud. Üks võõras mees tulnud kiriku ukse peal neile vastu ja ütelnud. Teil, püha veega ristitud rahval, ei ole siin praegu midagi tegemist. Nüüd on meie kiriku aeg. Teie jumalateenistus algab vast hommikul. Inimesed vaadanud üksteise otsa ja ei teadnud, mis nad imelikust loost pidid arvama. Seal lükatud kiriku uks seestpoolt kinni ja meestel ei jäänud paremat nõu, kui koju tagasi minna, sest et õpetaja ega köstri toas veel tuld ei olnud üles võetud. Võõras mees võtnud minu vanaisa onupoja käest kinni, talutanud teda 20 sammu teistest eemale kiriku nurga taha ja ütelnud salalikult. Tule 3 päeva enne jaanilaupäeva keskööl siia. Siis tahan sulle õnneteed juhatada. Aga ära lausu minu kutsumisest kellelegi sõnakest. Muidu võiksid kahju leida. Nõnda üteldes oli ka tema kadunud. Kodu poole minnes kadunud udu ja taevas läinud selgeks, nii et tähed taevast paistnud. Nende seisust näinud mehed kesköö parajasti käes olevat, mida ka kuke laul neile kodunt vastu kuulutanud. Vanemad inimesed heitnud teist korda sängi puhkama, seni kui noor rahvas ärksalt hommikut ootama jäänud. Mõne tunni pärast vast tulnud õige kiriku aeg, kus minek uuesti ette võetud. Pererahvas rääkinud hiljemini mõnele tuttavale sellest jõuluööl kirikus käimisest. Sealt veninud rahva keskel jutt laiali ja tulnud viimaks ka kirikuõpetaja kõrva. Õpetaja lasknud mehed enese ette kutsuda, pärinud asjalugu nende käest põhjani läbi ja keelanud siis kaugemale rääkimist, sest et nende arvatud kirikus käimine jõuluööl muud ei võinud olla kui elav unenägu.
Ehk küll mehed omalt poolt igaüks selgesti teadnud, kuidas nemad tõesti kirikus käinud ja ärksal silmal asjalugu näinud. Siiski ei läinud nad õpetaja vastu sellepärast pikemalt vaidlema, vaid lubanud oma suud kinni pidada. Aga mis see enam aitas, kus jutt igale poole oli külvatud ja päev päevalt kaugemale läks. Mine tuult kinni võtma või rahva suust juttu tagasi püüdma. Minu vanaisa onupojal olnud esiotsa kindel nõu juhatatud õnneteed otsima minna. Aga mida ligemale aeg jõudnud, seda sügavamale vajunud julgus püksi. Kes tema kutsuja või kes need öösised kirikulised olnud ja kui pikalt üks risti inimene neid uskuda võivat, seda ei osanud ta mitte seletada. Oleks tal võimalik olnud mõne teise ustava mehega nõu pidada, kes teab, ehk oleks seal kahe vahel mõtlemised kahanenud. Aga see, et võõras mees asja salamahti käskinud pidada, teinud temale kõige suuremat südameraskust. Ta olnud ennast juba mõttega sõbrustanud asja katsumata jätta, kui 2 nädalat enne jaanipäeva üks kogemata tükk juhtunud, mis teda jälle teisele teele käänanud. Ühel õhtul pärast päikese veeremist koju minnes leidnud ta ühe võõra vanaeidekese tee ääres istumas. Mees teretanud ja tahtnud mööda minna, aga vanaeid hakanud temalt küsima, mis vea pärast ta nii sügavas mõttes on, et otse kui pool unenäos teed käib. Mees ei usaldanud eide küsimuse peale vastust anda, sest et tõtt ei tohtinud ta rääkida ja valetada ei tahtnud. Vanaeid ehk mõistnud tema mõtteid, kui ta küsinud. Eks sa taha, pojuke, mulle oma kätte näidata, kust ehk sinu südame koormat näen ja sulle head nõu võin anda. Mees seisnud kahe vahel ja ei teadnud, mis ta pidi tegema, kas eide soovimist täitma või täitmata jätma. Vanaid ütelnud lahke sõnaga. Ära karda midagi, ega ma kurja pärast sul kätt taha vaadata. Ma soovin sulle õnne, mis sulle tõesti tarvis läheb, sest et alles noor ja oskamatu oled ja suurem osa elupäevi sul ees seisavad. Ettekuulutused tulevaist päevist võivad mõnikord inimesele tuluks tulla. Peaksin ma midagi sinu pihust leidma, mis parem näiks varjul pidada, siis ei taha ma sulle sest rääkida. Ei, kulla eidekene, hüüdnud minu vanaisa onupoeg. Kuuluta mulle kõike, olgu hea või paha. Mina ei lähe kohkuma selle eest, mis minu peale on pandud. Ja andis siis vanaeidele käe vaadata. Vanaeid seadnud prillid nina peale ja hakanud tema peopesast tarkust lugema. Kiri võis ehk natuke segane olla, sest vast tüki aja pärast andnud ta ootajale nõnda otsust. Sa oled haruldane õnnelaps. Sul seisab suur õnn ligidal, kui küllalt osav oled kogemata õnne sarvipidi kinni võtma, et ta sinu käest enam ei pääseks. Kartus tundmatu mehe pärast on tühine. Sa võid julgesti teda uskuda, sest et tema sulle õnne soovib, aga enesele kasu ei taha. Mine kartmata sinna, kuhu sind kutsutakse. Kurja ei ole sul sealt karta. Ainukest eksitust võib sinu oma süda sulle teha. Hoia ennast kahe vahel mõtlemiste eest ja täida truusti, mis sulle targemad õpetavad.
aga tahad sa ükskord Kosja teele minna, siis tee silmad lahti, muidu langed sa õnnetuse sisse. Siledal munal on mõnikord kare tuum sees ja sinu abielujooned on pihus natuke segased. Ettevaatlikult võid sa ennast kõigist võrkudest päästa. Pikemalt ei tohi ma sulle täna kuulutada, aga kui ükskord kogemata jälle kokku saame, hakkad sa mind vististi tänase juhatamise eest tänama. Mees pistnud käe karmani, tahtes mõne kopika võtta ja vanaeidele vaevapalgaks anda, aga eit mõistnud tema käetalitust ja hüüdnud vastu. Ära paku mulle raha, mida ma kellegi käest ei võta. Mina avaldan kõik kuulutused rahvale maksuta, sest et nende õnn mulle kõige ülemaks palgaks on. Ta tõusnud üles, jätnud Jumalaga ja läinud nii kerge sammuga kui noorem tütarlaps, et kannad taga välkunud. Ehk küll minu vanaisa onupoeg räägitud lugu enam naljaks kui tõeks pidanud, leidnud ta ometi oma südame palju kergemaks läinud, kui oleks raske koorem tema pealt võetud, mispärast ta kindlaks nõuks võtnud juhatatud õnneteed otsima minna. 3 päeva enne jaanilaupäeva läinud ta õhtu hilja kiriku teele, et keskööl sinna jõuaks. Mida ligemale ta jõudnud, seda rahutumaks läinud tal süda sees, otse kui hüüaks keegi tema kõrval. Sa ei ole õigel teel. Ei olevat ka palju enam puudunud, et ta samme kodu poole tagasi ei käänanud. Seal tõusnud kena lauluhääl tuuleõhust ja tema kuulnud sõnu. Ära eksi õnneteelta, ära kohku kartessa. Varjajad sind valvamassa, õnneosa ootamassa. Ära eksi õnneteelta. Mees tundnud laulu peale julgust kasvavat, astunud kiiremal sammul edasi ja jõudnud natukese aja pärast kiriku ukse ette, mis lukus olnud. Pahemalt poolt kiriku nurga tagant tulnud võõras mees ja ütelnud. Väga hea, et sa minu kutsumise peale oled tulnud. Ma ootasin juba tükk aega ja hakkasin kartma, et sa enam ei tule ja mul võimalik ei oleks sinuga pikemalt jutule saada. Meie jõuluöösine kirikus käimine sünnib iga 7 aasta tagant ühe korra. Enamasti ikka sel ajal, kus kõik inimesed puhkavad, mispärast ma siia saadik kedagi ei leidnud, kellele ma õnneteed oleksin võinud juhatada. Aeg on mul lühike. Öökull kutsub mind kukelaulul koju. Pane teraselt tähele, mis ma sulle õpetan. Märka iga sõna ja tee, kuidas sulle juhatan. Teie pere heinamaal seisab väike küngas, mida rahvas kalmukünkaks nimetab. Künkal kasvavad 3 kadakapõõsast ja keskmise põõsa all magab põhjatu vanaaegne varandus mullapõrmus, milles sina välja võid võtta, kui varanduse varjajaid oskad lepitada ja kriipsu mööda nõnda teed. Muretse enesele 3 musta, 1 suleline ja 2 karvalist. Verista need rahaaugu varjajatele ja kanna hoolt, et lepitusverest piiska raisku ei lähe, vaid kõik varjajatele valgub ja nende südant sinu vastu pehmitab.
Siis kaabi preesi küljest mõned kibemed hõbevalget vere peale, et pealt murune hõbevalgus alt murusele silma ulatab ja teed saabi juhatama. Selle peale lõika kadakapõõsast 3 vaksa pikkune vits. Kasta vitsa ladva ots 3 korda murule, kuhu lepitus verd valasid, ja kõnni 9 korda õhtust hommikupoole minnes kadakapõõsa ümber. Aga igal käigul löö vitsaga 3 korda põõsa alla muru peale ja hüüa igal löögil Y. 8. käigul kostab maa alt rahakõlin sinu kõrvu ja 9. käigu lõpetusel paistab hõbeda läik sulle silma. Seal lange põlvili maha, pane suu muru ligidale ja hüüa 9 korda Y. Küll siis katel hakkab kerkima. Oota vaikselt, kuni ta üles tõuseb. Enne tõusmist tuleb sulle mõnda koledust silmade ette, mida sa ei tohi karta ega nende eest kohkuda, sest et nemad sulle viga ei saa tegema, kui sina julgeks jääd. Neil ei ole kellelgi keha ega eluvaimu sees, vaid nad on tühjad varjukujud, selle tarvis sünnitatud, et nad mehe julgust peavad läbi katsuma, kas tema nii suure õnne väärt on, et varandust tema kätte võib anda. Peaksid sa neid nähes pisemat kartust näitama, siis pühi oma näpud puhtaks, sest et sa varast nende vahele midagi ei saaks. Jaanilaupäeva õhtul, kui tuled ümberkaudu põlevad ja rahvas jaanitulel lustipidu peab, pead sa 3 mustaga rahaaugule minema. 3. osa leitud rahast pead sa vaestele jagama, sest ülejäänud varandusest sulle veel küllalt saab. Seda õpetust andis võõras mees sõna-sõnalt 3 korda, et see mehele pähe hakkaks ja midagi eksitust ei tuleks. Kui 3. korra õpetuse viimne sõna tema suust oli tulnud, laulnud köstrikukk keskööd ja jutumees olnud seda maid kuulja silmade eest kui ära pühitud. Kas ta tuulde tõusnud või maapõhja vajunud, seda ei võinud nägija tõelikult kellelegi kuulutada. Minu vanaisa onupoeg läinud teisel päeval tähendatud 3 musta elajat otsima. Leidnud ka õnnelt 1 musta kuke ja koera naabrikülast ja püüdnud öösel 1 muti kinni. Hoidnud ja söötnud neid kodus, kuni aeg kätte jõudnud rahaaugule minna. Jaanilaupäeva õhtul, kui päike alla veerenud, külarahvas kõik jaanitulele läinud, pistnud ta muti kotti, võtnud musta kukke kaenla, sidunud mustale koerale oheliku kaela, et koer pakku ei läheks, ja läinud siis salamahti õnneteele varandust nõudma. Selgel suveööl olnud kõik kohad nähtaval. Keskööl alustanud ta tööd õpetust mööda, veristanud esiteks kuke, siis muti ja viimaks koera, pidanud hoolt, et viimne verepiisk juhatatud paika murule valguks, kaapinud oma preesist hõbevalget vere peale, lõiganud siis 3 vaksa pikkuse kadaka vitsakese põõsast, kastnud 3 korda vitsa ladva otsa verisele murule ja hakanud siis vastupäeva 9 korda kõndi tallama. Löönud ka igal käigul 3 korda põõsa alla murule ja hüüdnud igal löögil Y. 8. käigul kostnud rahakõlin selgesti temale kõrva ja 9. käigul läikinud hõbeda hiilgus temale silma.
Seal langenud ta 9. käigu järgi põlvili muru peale maha ja hüüdnud 9 korda maa alla Y. Äkitselt tõusnud kadaka põõsa alt tulipunane kuldharjaga kukk, siputanud tiibu, laulnud ja tõusnud lendu. Kuke järel visatud maa seest külimitu osa hõberaha mehe jalgade ette. Nüüd tulnud tulipunane kass pikkade kuldküüntega kadaka põõsa alt, mäugunud kord ja pistnud jooksu. Tema kannul visanud maasuu jälle külimitu osa hõberaha mehe jalgade ette murule, mis temal südame rõõmuga täitnud. Siis tõusnud suur tulipunane koer kuldpea ja sabaga põõsa alt üles, haukunud paar korda ja pistnud minema. Paari külimitu osa hõberubla tükke lennanud maa seest koera järel mehe ette. Sel samal viisil tulnud järgnevalt tulipunane kuldsabaga rebane, tulipunane 2 kuldpeaga hunt, tulipunane 3 kuldpeaga karu kadaka põõsa alt välja ja iga ühe kannul visatud suurem hulk raha murule. Mehe arvates tulnud karu kannul paar vakka tema ette maha, mis läbi hunnik juba heinasao kõrguseks tõusnud. Pärast karu minekut tõusnud kohin ja mühin kadaka põõsa alt, kui oleks 50 sepa lõõtsa puhunud. Aga kohina järel tõusnud üks kole suur pea kadaka põõsa alt nähtavale, mis pool inimese ja pool elaja kuju näidanud, olnud 9 jalapikkust kuldsarve pääs ja 2 küünrapikkust kuldkihva suus. Veel koledam kui tema kuju olnud tulesädemed, mis kui keema läinud rauast temal suust ja ninasõõrmetest välja pursanud ja kohinat sünnitanud. Mees arvanud, et sädemed iga silmapilk teda võivad ära kõrvetada ja kui nüüd kole loom kõrgemale tõustes oma pead tema poole käänanud, seal ei andnud hirm aega võõra mehe õpetust meelde tuletada, vaid minu vanaisa onupoeg põgenenud pakku, kusjuures ihukarvad ja juuksed kui harjased püsti tõusnud. Põgenedes tundnud ta tükk aega veel kolli tulist hinge õhku kuklas ja tänanud õnne, et jalad teda veel jõudnud kaugemale kanda. Ega olnud tal aega tagasi vaadata, kus vaenlane ühtepuhku tema kannul olnud ja iga silmapilk temale oleks võinud otsa teha. Mees jooksnud oma elu poolest, nii et rinnad kippunud lõhkema, kuni ta viimaks oma õue jõudnud ja sinna kui surnu maha langenud. Vast hommikul äratanud teda päikeseterad. Kas unest või minestusest, kes seda võiks teada. Pea olnud tal raske ja uimane, nii et tükk aega läinud, enne kui ta öösisest juhtumisest selget aru võinud saada. Seal olnud siis temal esimene töö, aidast 3 kuuevakast kotti võtta ja nendega künkale minna, kuhu sisse ta öösist murule visatud raha tahtnud korjata, enne kui teised inimesed temale ette jõuaksid. Künkal leidnud ta kõik 3 kadakapõõsast endistes paikades. Ka 3 tapetud elaja kehad ja kadaka vitsakese. Aga rahast ei tulnud pisemat märki tema silmanähtavale. Niisama vähe murul kadakapõõsa ümber ühtki jäljekest, kus öösel rahahunnik oli seisnud. Murupinnal ei nähtud vähemat tähte, kus augu suu olnud, mis öösel elajaid ja raha välja andnud. Kui tapetud elajate kehad asja tõeks ei oleks tunnistanud, mis öösel siin tehtud, oleks võinud lugu unenäoks pidada.
nähtud raha olevat vist maa alla tagasi läinud, kus see ehk veel tänapäevani julgemat meest ootab, kes koledate varjukujude eest pakku ei lähe põgenema, vaid varanduse välja toob. Kuidas vanaeide teine ettekuulutus kosimisest hiljemini kas tõeks või valeks läinud, sellest ei tea mina midagi rääkida. Ehk küll minu vanaisa onupoeg oma rahaaugu ülesvõtmisest sagedasti oli rääkinud, ei avaldanud ta iial ühtki sõna oma kosimisest ja mis temal sealjuures oli juhtunud. Võib-olla, et sealgi tükkis mõni kõverus tema teele oli tulnud, mida ta teistele ei tahtnud kuulutada, vaid parem vaikselt oma risti kandis.